ja nüüd kuuleme, milleks saab puitu lammutada ja milleks seda pärast uuesti kokku saab panna. Just. Tervist ka minu poolt. Tänan korraldajaid kutse eest ja räägin teile siis pärast lõunat sünteetilisest bioloogiast, mis siis on üks potentsiaalikas võimalik järgmine aste, kuidas lignotseluloosi ja puidutööstuse üldiseid jäätmevooge väärindada. Ja kajastan mõnda teemat, mida me Tartu Ülikooli Tehnoloogia Instituudis, millega me tegeleme. Et tegevusi on veel, aga ma käin läbi 2 põhiteema, ütleme siis. Nüüd tuleme tagasi jälle selle usalduse juurde, et minu kui teadlase motivatsioon selleks tööks, miks ma iga päev ärkan üles ja lähen tööle, on see, et ma usaldan aparaate, mida usaldavad teised teadlased ja ma usaldan teisi teadlasi, et tulles tagasi selle roboti usaldamise koha peale, et minu motivatsiooniks on usaldus nende inimeste vastu ja meetodite, standardite vastu ja need standardid ja meetodid inimesed näitavad, et maailmas on toimumas kliimamuutused. Me näeme, kuidas korallid surevad Austraalias, see on Houston, Harvey ajal, see on klassikaline kõrbed, sellised ekstreemsed kliimanähtused on järjest sagedasemad. Ja üks põhjusi, mida vähemalt valdav enamus, peaaegu täielik enamus teadis usub, on see kurikuulus hokikepi graafik, kus siis me näeme seda CO2 atmosfääri sisaldust ajaskaalas ja siit on see hetk, kus meil hakkas siis tööstusrevolutsioon. Ja kui me vaatame seda sama graafikut, paneme peale, kust need emissioonid tulevad, siis need enamus tulevad põhimõtteliselt fossiilsete kütuste põletamisest. Nii et nüüd on siis inimesed siin üksipulgi kokku saanud ja kuigi suurem viimane lüke oli Pariisis, kuna tehti Pariisi lepe, et arvutati välja erinevad stsenaariumid, et vastavalt sellele, mida me ette võtame sellega, siis kuhu me jõuame tulevikus oma loodusega ja maailmaga. Ja meie usume, et on vaja jätkusuutlikke tehnoloogiaid kütuste ja kemikaalide tootmiseks, et need fossiilsed kütustel põhinevad tehnoloogiad ei ole jätkusuutlikud. Ja üks esimese generatsiooni kütuste ja kemikaalide viis oli kasvatada põllu siis näiteks saada maisi Ameerikas või suhkruroogu reeglina Brasiilias ja sellest eraldada suhkur. Siin oli palju probleeme muidugi, kuna see konkureerib siis toidu ressurssidega ja seega viis hinnad üles. See esimene generatsioon justkui veel hingitseb, aga ta läbi murdnud. Teine variant on siis teile rohkem tuttavam ressurss lignotselluloosne biomass. Seda tuleb muidugi töödelda ja siit lisaks siis suhkrutele me saame ka ligniini. Nüüd, mis on toimumas maailmas selline paradigma muutus, et me läheme üle sellest traditsiooniliselt keemiatööstuselt biotehnoloogiatööstusele, kus me siis kasutame elus loodust, erinevaid rakke ja fermentatsiooni ehk siis nende rakkude kasvatamist, et toota erinevaid kemikaale, kütuseid, ravimeid, mis iganes. Nüüd antud siis publiku jaoks oluline muidugi tooraine on lignotselluloos, mida meil on üpris palju Eestis. Lignotselluloos koosneb siis peamiselt 3 ühendist, on tselluloos, hemitselluloos ja ligniin. Ja see on siis oluline, et kui me nüüd seda hüdrolüüsime, seda lignotsellulosi me saame ligniini, siis saame palju prekursorid ja fenoolühendeid, mis ei ole siis bioloogiliste organismidele kättesaadavad, me ei saa seda otseselt ressursina kasutada. Tselluloosi me saame kasutada, me saame siit kätte C6-suhkrut, glükoosi, mis on rakkudele väga meeldiv suhkur. Ja 3. osa on hemitselluloos ja sellega on natuke keerulisemad lood, sest siin on segu 5-6 süsinikulistest suhkrutest ja muudest ainetest. Ja seda rakkude poolt tarbimine on pisut keerulisem. Nüüd üks moodus, siis, kuidas neid suhkrut, mis me sealt sellest lignotselluloosest massist välja pressime, kasutada, kui me tehnoloogia, mida te kõik teate, kuidas pärimidega toodetakse veini või ka muid tooteid, siis meie üks tegevussuundi ongi see, et me läheme siia selle pärmirakku sisse ja oskame seda DNA-d niimoodi muuta, et me suudaksime neid ühendeid, mis peitub selles lignotsellulooses massis, teha pärmirakkudele kättesaadavaks, et saaksid neid tarbida ja sellest siis toota meile näiteks biokütuseid või näiteks nanotselluloosist erinevaid tooteid. Ja nende tegevustega tegelevad siis professor Mart Loog ja doktor Peeter Lahve koostöös Crown Investiga, et neid väärtusahelaid kiirendada
maailmas ja me arvame, et on väga oluline seda teha koostöös tööstusega. Nüüd siiski see on üpris väljakutsuv, et neid rakke ikkagi teha niimoodi, et nad suudaksid kogu seda ressurssi võimalikult efektiivselt kasutada, siis selleks on vaja kasutada sünteetilist bioloogiat. Mis asi on sünteetiline bioloogia? Põhimõtteliselt bioloogia on siiamaani olnud selline vaatlev teadus, et vaadeldakse süsteemi, üpris erinev inseneerimisest ja nüüd põhimõtteliselt sünteetiline bioloogia ongi see uus valdkond, kus siis pandi need kaks asja kokku. Et põhimõtteliselt meil on võimalik lugeda organismi DNA-d, sarnaselt näiteks nagu binaarkoodile arvutites, ja meil on võimalik selle alusel siis disainida ja nii-öelda toota, printida DNA-d, mida me saame osta poest, põhimõtteliselt vastavalt endale sobilikult, ja me saame seda siis nii-öelda viia nendest rakkudesse ja nende ainevahetust ja omadusi muuta. Nüüd isegi kui me teeme, siis ka sellel on omad väljakutsed, sellele nii-öelda suhkrute utiliseerimise tehnoloogial. Teine potentsiaalne võimalus, kuidas nii-öelda sellest jätkusuutlike kütuste ja kemikaalitehnoloogiate poole liikuda, on see, et üks põhjus, miks need siiamaani suhkrupõhised tehnoloogiad on olnud raskes seisus võrreldes fossiilsete kütustega, on lihtsalt see, et fossiilsete kütuste hind on nii madal ja need tootvad riigid suudavad seda nii-öelda hinda vastavalt siis vajadusele langetada ja tõsta. Kui te teate, kui te olete äriplaani teinud, siis on üpris raske äriplaani perspektiivis planeerida, kui su konkurent suudab lihtsalt ühe hetkega langetada seda hinda ja ta teeb seda nii kaua, kuni su tehnoloogia sureb välja. Et üks võti võib olla see, mida on järjest rohkem hakatud selles sektoris suunduma sinna poole, et kasutada võimalikult odavat toorainet, mis tähendab seda, et põhimõtteliselt selle tooraine hind on kas negatiivne või ta on nii odav lihtsalt, et isegi see kõige madalam nafta hind ei ole konkurentsivõimeline. Ja üks väga atraktiivne siis tooraine on meil biomassijäätmed, kas või need samad puidutööstusjäätmed või põllumajandusjäätmed või ka munitsipaalsed, olmeprügijäätmed. Ja miks see on huvitav tooraine, võiks küsida, et mis me sellest saame, mis me sellest teha saame. Sellest saab muidugi teha biogaasi anaeroobse kääritusega, aga üpris tõusev tehnoloogia hetkel ja atraktiivne on see nii-öelda mass gassifitseerida. Ja see on siis selline põletamine vähese hapnikuga, kus me ei saa siis puhtalt CO2 ja vett, vaid me saame siis gaasisegu, kus meil on vingugaasi, CO2 ja vesinikku. Vesinikus on energia, vingugaasis on ka süsinik, aga on rohkem energiat kui süsihappegaasis. Ja samas isegi, kui me üritame dekarboniseerida tööstust, siis mingil määral ikkagi meil jäävad sellised korstnad meile alles ja teine variant on püüda neid nii-öelda gaasi otse sealt kinni ja kasutada ressursina, ehk et see süsinik ja vesinik siis energiana. Nüüd üks platvorm, kuidas seda on võimalik teha üpris huvitavalt, mis on viimasel ajal jõudsalt arenenud, on gaasfermentatsioon, mis tähendab siis seda, et põhimõtteliselt kuidas iganes me selle gaasi genereerime, me söödame selle gaasi bioreaktoritesse ja siin on gaasi tarbivad bakterid ja see on see minu põhi nii-öelda nišš, millega ma tegelen, et neid bakterid inseneerida ja mõista paremini, et siis panna nad tootma erinevaid natiivseid produkte või siis meie poolt sünteetilise bioloogia meetoditega inseneeritud produkte, mida nad looduses ei tooda. Me suudame need geenid ja need ainevahetusrajad sisse panna, nad toodavad ühendeid, mida nad muidu ei suudaks. Nüüd teine atraktiivne potentsiaal selle tehnoloogial on see, et taastuvenergiaga on pidev probleem, eks ju, et kuidas me seda nii-öelda peak production'it salvestame, et kui meil tuul puhub kõvasti või päike lõõmab, siis üks variant on minna Tesla poole ja osta endale palju patareisid, teine variant on teha sellest näiteks vesinikku ja seesama vesinik siis ära salvestada ja sellest samast süsteemi sisse sööta, et konverteerida nii-öelda kütusteks või kemikaalideks. Nüüd lisaks sellele, et me seda gaasi võime tekitada erinevatest allikatest või püüda otse korstnast, on viimastel aastatel väga huvitav areng toimunud üks firma Šveitsis ja üks teine firma Ameerikas on suutnud viia puhtast õhust CO2 püüdmise hinna kuskil 80–100 euroni tonni juurde. Et täna hommikul oli uudis, et tõenäoliselt see tõuseb ka see Euroopa Liidus see maks, aga praegu ta on kuskil 27 eurot ja Rootsis näiteks on 150 eurot, siis põhimõtteliselt 10 aastat tagasi see number oli 1000 eurot, et nüüd me võime hakata rääkima tehnoloogiatest, mis püüavad puhtalt õhust CO2, seovad ja kasutavad seda kuidagi edasi. Nüüd on järgmine küsimus, kuidas te seda edasi kasutate. Eelmine aasta oli maailma tipp teadusajakirjas väga huvitav artikkel ja see ei olnud mitte teadlaste artikkel, vaid see oli Siemensi artikkel, Siemensi poolt avaldatud, nii et
seal on tugev teadus- ja tööstuspotentsiaal taga, nad kasutasid nii-öelda siis päiksepaneele, millega nad siis konverteerisid selle õhust püütud CO2 selleks samaks sünteesgaasiks, kuna seda on lihtsalt rakkudel lihtsam tarbida kui õhust puhtalt CO2 ja nad viisid läbi seesama gaasfermentatsiooni protsessi, mis siin on, selleks, et toota erinevaid alkohole. Ja mis oli uskumatu, oli see, et nad saavutasid 100% energia, elektronide kujulise energia efektiivsuse. Nüüd, mis on veel huvitav, on see, et on võrreldud erinevaid mooduseid, siis kuidas me võime päikeseenergiat näiteks kinni püüda ja konverteerida erinevateks kütusteks. See on see klassikaline, ütleme, et maisipõhine etanool, siis ütleme Ameerika selline stsenaarium, kus kasutatakse maisi, see söödetakse siis pärmidele ja pärmid toodavad meile bioetanooli. Saagis on üpris madal energeetiliselt 0,2%. See on meil, kui me kasutame vetikaid, näiteks tsüanobaktereid, kes siis seovad CO2 ja kasutavad valgust selleks, et kasvada. Efektiivsus on pisut kõrgem, kuid see protsess, mida ma siin kirjeldasin, siis selle protsessi efektiivsust ennustati kuskil 8%, mis on 40 korda kõrgem. Ja see oli esimene artikkel, kus siis tõesti saavutati see väga ligilähedane number sellele numbri, mida ennustati. Et põhimõtteliselt see protsess on hetkel Siemensi poolt skaleerimisel tööstusskaalasse. Ma ei oska öelda, kui palju aastaid see aega võtab, aga on firmad, kes tõsiselt sellega tegelevad. Nüüd lisaks sellele õhust püüdmisele võiks küsida, et kui kaugel see gaasfermentatsiooni tehnoloogia on, et maailma nii-öelda biotehnoloogiatööstus on, ütleme, 99,9% on ikkagi suhkrupõhine, siis see tehnoloogia on läbi murdmas hetkel. Eelmine aasta maailma juhtiv firma, Ameerika ettevõte Lanzatech, alustas esimest kommertsiaalset tehast Hiinas. Aasta aega ta on käinud, tulemus on siiamaani olnud positiivsed. Ja hetkel on ehitamisel esimene tehas Belgias, üks veel Lõuna-Aafrika Vabariigis, Indias ja mujalgi. Aga huvitav siis sellele publikule on see, et on ka tehas ehitamises Californias ja siin kasutatakse siis selleks gaasi tooraineks siis biomassi. Et põhimõtteliselt, kui te olete sõitnud LA-st kunagi San Franciscosse, siis põhimõtteliselt pool teed paremale vasakule on ainult mandliistandused ja pistaats ja pähklid, kust tuleb vist enamus maailma toodangust. Neil on suur probleem, et mida nad kõik teevad nende nii-öelda kestadega ja muu nii-öelda selle istanduse jääkidega. Ja firma siis, kes opereerib Ametis, on siis koostöös Lanzatechiga ehitamas tehast, kus siis põhimõtteliselt konverteeritakse see nii-öelda jääk, selles varem seda põletati, Californias on see lihtsalt kallis, võrreldes muude Ameerika osariikidega ja muude riikidega, seal maksustatakse seda nii kõvasti, et seda ei tohiks teha, siis neil juba tasub teha nii-öelda sellest samast jääkbiomassist toota bioetanooli. Et see tehnoloogia on läbi murdmas ja loodetavasti lähima 10 aasta jooksul ta muutub juba standardiks. Ja see firma on tõestanud siis erineval tasandil, erinevas skaalas, siis nii-öelda mahuskaalas palju erinevaid produkte ja eelmine aastaga oli ka esimene kommertsiaalne lend, mis lendas Virgin Atlanticu lend, mis oli Orlandost vist LA-sse, mis siis lennuk oli siis täielikult kasutas kütust, mis selle protsessiga oli toodetud. Nii et see ei ole niisugune puhas teadusjutt, vaid see on täiesti reaalne elu, mis meile varsti tuleb peale. Ja miks see on huvitav minule isiklikult on see ja miks see on võib-olla relevantne Eesti kontekstis, et sellel aastal me alustasime sellist uut õppetooli Tehnoloogia Instituudis, mille juhiks ma siis märtsis sain, kus me siis üritamegi arendada neid tehnoloogiaid selleks, et globaalsetele väljakutsetele, ütleme siis bioloogilise jätkusuutlikkuse kohalt vastu seista ja me kasutame siis nii need gaasfermentatsiooni tehnoloogiaid kui neid eelmainitud sünteetilise bioloogia meetodeid ja ka süsteemide bioloogiat, mis tuleb mul ühe järgmise slaidi peal, et mis asi see täpsemalt on. Ja hetkel me loome laborit ja me arendame neid platvorme edasi, et siis luua nii-öelda efektiivsemad neid tootjarakke, et toota sellest nii-öelda toormest siis nii-öelda põhimõtteliselt oluline faktor on ikkagi see, et lõpuks tegemist on rakendusliku uurimisega, siis meil on nii-öelda huviliste eesmärk on müüa võimalikult kallid toodet. Erinevad põhitegevused on meil muidugi uurimisgrupp, tööstusakadeemia koostöö on väga tugev eesmärk. Üritame aga saada rahastust piloottehasele ja kogu see töö käib siis koostöös selle sama firma Lanzatechiga, mis on jälle minu senise kogemuse puhul rakendusteaduse tegemisel täiesti instrumentaalne, et sa ei arenda mingit tehnoloogiat laboris 10 aastat ja siis sa lähed ja ütled, et ma tahaksin seda nüüd teile müüa ja siis öeldakse sulle üks väike põhjus, mille pärast see
kõik kukub kokku tööstusskaalas, et sa nii-öelda esimesest sammust peale, sa töötad koos tööstusega ja sa suhtled võimalikult selles suunas, et see oleks ka neile kasulik. Lisaks sellele, et see on fundamentaalteaduslikult lihtsalt sulle väga põnev. Siiamaani me viisime ka läbi pilootprojekti, üritasime ära kaardistada Eesti kohalikke ja regionaalseid jäätmeid ja jäätmete vooge, heitgaaside vooge, et siis aru saada, mis mahtudest me räägime Eestis üldse, kas on üldse võimalik sellest tehnoloogiast rääkida, et siin näiteks seda kunagi rakendada. Üritasime neid numbrid paika saada koostöös ministeeriumitega ja Landsattechiga ja me kirjeldasime siis erinevaid parameetrid, suuremamahulisi vooge, nagu te näete siin, ja praegu oleme siis selles hetkes, kus me siis koostöös, järjekordselt oluline, et koostöös Landsattechiga hindame neid vooge ja üritame välja valida potentsiaalikamaid, millele siis teha juba detailsem tasuvusuuring, et aru saada, kas on võimalik sellise, ütleme, rakenduse loomine ka Eesti piiridesse. Nüüd selleks, et seda läbimurret veel kiirendada, ma enne mainisin süsteemide bioloogiat, millega mina põhiliselt tegelen, on see, et me uurime neid rakke nii-öelda bioreaktorites, kontrollitud tingimustes, me saame kontrollida temperatuuri, pH-d, kõiki olulisi parameetreid. Ja mis me siis põhimõtteliselt teeme, et me teeme igasuguseid analüüsisid sellest süsteemist. Me üritame aru saada ühel ajal rakkudest väga palju erinevaid asju, kui me mõõdame geenide ekspressiooni, valkude ekspressiooni, nende ainete rakusiseid tasemeid, me analüüsime gaasi, kui palju nad tarbivad, kui palju nad toodavad, üritame sellest kõigest aru saada, et mida see rakk seal reaktoris teeb. Ja nüüd, mis on tõenäoliselt kõige olulisem, on see, kus tuleb sisse, ütleme, see IT, on see, et me üritame kõik need andmed kokku võtta ja analüüsida arvutites, rakumudelites. Nii et meil on põhimõtteliselt arvutite sisse ehitatud sellised nii-öelda, ja me kutsume neid arvutirakkudeks, kus me siis üritame simuleerida seda rakku arvutis kahel eesmärgil, et saada fundamentaalselt paremini aru, kuidas süsteem töötab, aga just nii-öelda rakendusliku koha pealt selle eesmärk on see, et kui me suudame simuleerida süsteemi arvutis, siis me saame ka ennustada nii-öelda töösturile erinevaid stsenaariumeid, mida peaks tegema süsteemiga, et rakk toodaks kiiremini mingit ainet või mingit muud ainet. Ja üks näide lihtsalt sellest reaalsest potentsiaalist, et mis sellega on võimalik teha, siis nendest samadest rakkudesse me viisime sisse sünteetilise bioloogia meetoditega. Üks väga potentsiaalne bioplastik on praegu polühüdroksabuturaat, mis on siis biolagunev bioplastik. Ja me suutsime siis näidata, et seda plastikut on võimalik toota heitgaasidest otse, nii et põhimõtteliselt me püüdsime kinni mingit heidet ja tegime sellest potentsiaalselt kasuliku aine. Ja ma sellega lõpetaksingi. Veel enne meil on ka loomisel biotehnoloogia klaster, kus me üritame integreerida puidukeemia ja sünteetilise bioloogia ja bioprotsesside kompetentsi koostöös tööstusega, avaliku sektoriga, et neid väärtusahelaid arendamist kiirendada. Ja sellega ma võtaksin küsimusi. Aitäh! Hea publik, nagu ikka, palun andke käega märku, kui soovite esitada küsimust ja 4. laud siin natukene paremal keskel, palun saatke mikrofon kõigepealt sinna. Olge hea, tõuske püsti. Minul on selline küsimus, et kas teie arvates sünteetilise bioloogias nagu puuliikidel või siis vähemalt lehtpuul ja okaspuul on ka mingisugune tähtsus või laguneb see aine nii osakesteks, et sellel ei ole nagu mingit tähtmist nagu puidujäätmete kasutamise suhtes ja lihtsalt selline keemiline küsimus. Tänan. Sellel on kindlasti efekt, sest just see sama graafikus ma näitasin, et mida me lignocelluloosi siis hüdrolüüsis saame, see jaotus, ma ei ole küll selle valdkonna ekspert, aga nii palju kui ma tean, siis see jaotus nii-öelda varieerub. Et me põhimõtteliselt ei saa kasutada tõenäoliselt samasuguste tootlikkustega, me ei saa protsessi, ütleme, samasuguste tootmisparameetritega, kasutades siis näiteks okaspuud või lehtpuud. Ma ei oska öelda, kui suur on see varieeruvus hetkel, aga see on kindlasti asi, mida jälle on võimalik ja vajalik arendada. Ja palun veel küsimusi. Publik, olge palun aktiivsed. Praegu on võimalus.
Ja palun siis siia nurka mikrofon või ma võin oma mikrofoni ka muidugi tuua, see on siin samas. Aga mikrofon tuleb juba. Et võib-olla siit küsimusega edasi minna, et kui ongi erinev okaspuit ja lehtpuit, et kui üldse vaadata neid toormaterjale, millest midagi tootma saaks hakata, et kas või kui suur on see varieeruvus seal, et kas te saate neid katseid ja teste teha, et kui tähtis on teie jaoks nii-öelda väikses skaalas analüüse tehas, et see lähtematerjal oleks võimalikult sarnane ja kuidas see siis tulevikus nagu tehase skaalas võiks hakata mängima? Just, see on väga hea küsimus, aitäh. Selleks me just nimelt, ma mainisin väga kiirelt, et me üritame saada rahastust piloottehase loomisele. See on siis, ütleme, üpris väike laboriskaalas piloottehas, kus me saaksime just seda testida, mida te küsisite. Et me saaksimegi testida kohalikku nii-öelda toorainet, erinevus nii-öelda vahekorras kokku segada, vaadata, mis sealt tuleb ja uurida seda ja optimeerida seda protsessi reaalsete kohalike toorainetega. See on meil täpselt nii-öelda plaanis. Loodetavasti me suudame seda teha ja juba aasta pärast on see nii-öelda käimas. Kas on veel küsimusi? Ja päris taga, seina ääres, taga keskel. Ma olin enne. Juba enne seal paremal, jah? Kuuleme. Meil tekkis küsimus selle viimase slaidi kohta, kus oli nii-öelda mingi imenipiga taastumatust loodusvarast heitgaasist tekib Bioplastik? Bioplastik, jah? Aha, see slaid. Mis nipp seal taga on? Nipp... Ma ei tea, millel... See oli vist viimane slaid äkki oli seda. Mitte see slaid? Fossiilsest kütusest tekib bioplastik mingi imenipiga. Ma üritasin seletada, võib-olla ma siis ei seletanud väga hästi, et põhimõtteliselt heitgaas sisaldab meil süsinikku ja need on rakud, ma väga nii-öelda ütleme siis populaarteadusega kirjeldasin neid rakke kui gaasi tarbivaid rakke. Nende rakkudel on võimalus, nagu ka taimed seovad meil õhust CO2, aga nendel rakkudel on võime siis siduda ilma valguse vajaduseta seda sama, kas siis vingugaasid, CO-d või CO2 ja peale selle nipi, et me suutsime panna sellise raja, mida looduses see rakk ei tee, selle raku sisse. Me võtsime ühest rakust, kus seda ainet toodetakse, panime ta sinna sisse rakku, kes suudab mingisugust nii-öelda jäädet tarbida. Peale selle nipi ma ei oska mingit muud nippi öelda. Et need tulemused on avaldatud, need metoodikad on olemas siin, et seda võib järgi proovida. Muidugi tegemist on ohtlike gaasidega, nii et olge ettevaatlikud, aga erilist nippi siin ei olnud, ma arvan. Veri, pisarad ja higi oli see lihtsalt, ütleme nii, nagu ikka tööga. Aga taga keskel oli ka küsimus, käsi püsti. Palun mikrofoni sinna taha poole. Mari Kartau, Maaleht. Seda juttu kuulates mul tuli meelde, kui palju on inimesi, kes kardavad kangesti GMO-d ja transrasvu ja igasuguseid asju, vaktsineerimist, et kas te seda ei karda, et teie need bakterid ja seened võivad sealt laborist plehku panna ja moodustada mingi Frankensteini koletise, kes hakkab mingeid pahasid asju tegema ja mis võib loodusele kahju teha? Jah, see on väga klassikaline küsimus, mida alati küsitakse. Mina isiklikult seda ei karda. Me töötame võimalikult turvalistes tingimustes, jälgime kõiki nõudeid ja nii-öelda eeskirju. Ei saa muidugi välistada, et keegi pahatahtlik inimene saaks midagi sellist korraldada, aga reeglina need rakud, millega me töötame, ei suuda nii-öelda siis avatud looduses nii-öelda paljuneda. Et on ka olemas tehnoloogiaid, mida me pole veel kasutanud, aga kasutatakse selliseid markereid, ehk et kui nii-öelda siis selles keskkonnas ei ole mingit kindlat näiteks toitainet, mida looduses näiteks on väga raskesti kättesaadav või esine, siis rakud lihtsalt ei suuda kasvada. Ehk et sellega välistatakse, välistada on raske öelda, ütleme, peaaegu välistatakse see, et see levik võiks toimuda. Aga ma ütleksin selle peale seda, et sordiaretust on tehtud aastasadu. Sordiaretus on minu arust selline nii-öelda jänese kübarast välja võtme või paneme 2 jänest kokku ja siis vaatame, mis saab. Ja neid näiteid on ka loodusest, kus nii-öelda sordiaretatud taimed on tekitanud paksu pahandust. Et Soomes on mustika, kunagi oli mustika nii-öelda kriis, et antud juhul on inimesed, kes teavad täpselt, millist DNA lõiku me muudame
ja see tuleb jälle tagasi selle metsa nii-öelda lidari skaneerimise peale, et see on nii-öelda tagasi minna, me saame tagasi minna, vaadata, et mida seal mõõdeti ja täpselt saame aru, mis efekt see on, kui see, et me paneme 2 asja kokku ja vaatame, mis tuleb ja siis mõõdame, et ükski meetod ei ole perfektne. Aga ma arvan, et see on pisut parem kui nii-öelda suvaline nii-öelda ristamine. Nii et seda hirmu ei ole, et mingi bakter või seen pääseb laborist välja, läheb metsa ja muudab kõik puud plastmassiks või riideks? Ma arvan küll, et see on meil on üpris ebareaalne risk võrreldes sellega, mida me ise oma loodusega teeme iga päev fossiilsete kütustega võrreldes. Kas on veel üks kiire küsimus? Ja? Te tegelete ülikoolis nagu väga põnevate innovatsiooniliste asjadega koostöös tööstusega just selleks, et see töö oleks siis suunatud konkreetsele tootele, jõuaks turule ja sellest oleks siis kasu nii teil kui tööstusel. Mul on 2 küsimust. Üks küsimus on see, et kuna te prognoosite, et teie teadustöö jõuab tootena turule ja teine küsimus on see, et milline on mõõdetav kasu siis teile ja ülikoolile selles projektis osalemisest? Aitäh! Aitäh! No üks näide on siin, et mida tavaliselt tehakse, avaldatakse patente, et nende tehnoloogiate peale on patendid võetud. Nüüd mina olen teadlane, mina ei ole see, kes neid patente üritab siis litsenseerida ja selle pealt raha teenida. Aga need tehnoloogiad on, nagu ma näitasin juba, erinevatel skaaladel, erinevatel produktidele juba käivitumas. Nii et see on juba intellektuaalomandi jagamise küsimus, mis on reeglina firma ja ütleme siis nii-öelda ülikooli ja juriidiliste poolte vaheline läbirääkimine, aga selle teise küsimusele vastuseks siis üks oluline aspekt on see, et me saame teha teadustööd, mida muidu ei oleks võimalik üldse teha. Näiteks, et antud projekti üksikuid projekte suurest sellest grupist me ei saaks üldse läbi viia ilma koostööta nende firmadeta, sest neil on mingeid asju, mida meie ei suuda teha ja see on selline kahepoolne kasu ja lisaks sellele on tööstust ka vaja, et rakendusliku suunaga teadustoetusi ja grante taotleda. Nii et see nii-öelda kasu on mitmepoolne, ma arvan. Aitäh, Kaspar Valgepea!